minu järgmised sissekanded saavad siis olema eelkõige sellised videopäeviku vormis lindistused. Ma arvan, et need jäävad kuskile öisesse aega, nii et sellise taskulambi valgel astun pihitooli ja räägin oma enesetundest ja mõtetest. Nii et selles mõttes, ma arvan, saab olema hästi selline sisekaemuslik vlogi ja ma loodan, et vähemalt sellisel mugaval, mõnusal õhtul kuskil arvuti ees vaadates, juues sooja teed või süües midagi mõnusat, on sellist üleelamist hea vaadata. Nii et head vaatamist. Üritame siis kuidagi selle valguse leiutada, et mu nägu oleks näha ka. Vahepeal pean küll sääski ära puhuma, sest neid on siin tohutult palju. Aga ma mõtlesin, et ma üritan teha sellise esimese poole päeva kokkuvõtte. Nii-öelda tegevuslik osa sai meil läbi. Inimestel anti luba magama minna. Ja tegime siis täna mõned tegevused. Valmistusime siis ette homseks ja rääkisime teooriast. Natuke sellest, mida tasub süüa, mida ei tasu süüa. Ja üldse, kuidas oma keha eest hoolt kanda ja millised võivad need sellised eksimiskohad olla, kui satume sellisesse äärmuslikku olukorda. Sest inimene on ikkagi ju oma olemuselt selles mõttes juba täitsa etteaimatav loom. Et me ikkagi teame, kuidas meie keha funktsioneerib, teame, milline meie psühholoogia on ja hästi oluline ongi selle ellujäämise puhul see, et sa saaksid inimesena endast aru, kuidas sa ise toimid, miks sul mingisugused tujud tekivad ja tundmused. Ja mul hea meel, et sellised asjad täna üle sai käidud ja sisuliselt võibki öelda, et täna on sisuliselt olnud selline ettevalmistav osa, sest ega ma ütlen ausalt mingit erilist nälga ega midagi puuduse tunnet mul ei ole. Ja täna oli puhtalt sissejuhatus. Sain väikse teoreetilise poole kõrva taha. Järgnevad päevad on nüüd see, et kuidas hakkad asjadega reaalselt toime tulema. Ühte ma pean ütlema, et olles ise suur rabas käia, siis sääsed on siin metsas ikka küll väga tigedad. Et ma tunnen, et see on minu jaoks olnud tänase päeva selline ainus nuhtlus. Just need sääsed lihtsalt nii meeletult söövad ja kõik kukal ja käed on ära söödud. Ainult mu nägu veel on viimane selline vallutamata maasääskede mõttes. Aga mingid tähelepanekud veel. Ma vaatan seda praegust olukorda, siis minu arust üks asi, mis ma panen tähele, mis paljudel inimestel on ühist ja millega ma ise kuidagi pole viitsinud oma pead vaevata, on siis see selline tundmatuse või teadmatuse tunne. Et see kuidagi käib asja juurde, et instruktorid üritavad teha ka nii, et meil liiga palju asju ette ei oleks teada, et mis homme saama hakkab. Ja see tähendab seda, et inimesed ikkagi küsivad, kui palju liigume, kuhu liigume, mida teeme, kuidas ette valmistada. Et see selline inimlik tahk tuleb kogu aeg välja. Meil on vaja igasuguseid asju ikkagi ette teada. Ja igapäevaselt me ju kulgeme oma tegemistes ikkagi 95% ulatuses mööda ette käidud mustreid ja radu. Ja nüüd korraks, kui need ära lõhutakse, siis on kuidagi hästi raske selline psüühiliselt. Praegu võib-olla isegi see ei anna tunda, aga ma arvan, et kui nälg ja janu ja muud asjad hakkavad kipitama või kummitama, siis kuidagi võimenduvad kõik asjad. Aga see on puhtalt mu prognoos. Sellepärast ma ju siia tulingi, et ma tegelikult tahan ise ka näha, et kuidas ma sellistes olukordades käitun. Ja kui ükskord päriselt selline asi peaks juhtuma, siis kõigi eelduste kohaselt ma võiksin enda nii-öelda
käitumismustreid natukene paremini ette aimata. Võib-olla ära taibata oma mõned nõrgad kohad, kus võiks olla need murdumispunktid ja nii edasi. Pidin oma kauni peavarju ikkagi peale panema, sest sääsed on nii metsikud lihtsalt, et ei kannata olla. Aga ma tahtsin öelda, et tänane öö siis kulgeb niimoodi, et igaüks magab oma ette telkmantli all ja minu arust on see mõnus, natukene saab seedida, mõelda asju läbi ja homme ei tea mitte keegi, mis saama hakkab. Ja mul on hea meel, et mulle anti selline väike luba ka siin väike jalutuskäik teha, enne kui ma oma telkmantli alla magama lähen. Homme pidavat juba asi oluliselt ebamäärasem ja etteaimamatum olema. Et igatahes ma olen väga põnevil ja üritan oma energiat säästa. Lähen vaikselt poen magamiskotti ja hakkan hommikut ootama. Ja ma olen päris kindel, et kui ma nüüd kuskil 24 tundi hiljem uuesti siia mõttelisse pihitooli astun, siis ilmselt ma räägin juba mingit teist juttu ja mu näos on juba näha mingisuguseid väsimusmärke. Nii et järgmise pihtimuseni. Tere jälle mina. Üks natukene rohkem kui... natukene vähem ikkagi. Natukene vähem kui 24 tundi on möödas. Ja nagu näha, siis olen endiselt elus. Tõenäoliselt natukene uimasem, vähem motiveeritum, vähem teotahtelisem. Väsimus hakkab maad võtma ja tunnengi, et mõte on natuke selline ähmane kergelt, ma ütleks. Kohati võib-olla isegi lünklik või läheb kuidagi ekslema. Eriti tundsin ma seda päevasel ajal, et keha liikus, aga aju hoidis oma ressursid kuidagi hästi madalal. Mingisugust analüüsi ja mingisugust seoste otsimist ei olnud. Ma lihtsalt tõstsin jalgu ja liikusin. Aga mingi hetk läks paremaks. Ja hästi huvitav on ka see, kuidas need mingisugused reservid, mis meil on, jõutagavarad, et keha ei anna neid liiga kergelt nagu kätte. Et me tiksume pikalt seal kuskil nulli peal ja lõpuks keha otsustab, et jah, on aeg ikkagi lõpuks see sahtel avada ja anda natukene energiat juurde. Kogu aeg on mingisugune piiraja peal, mis üritab võimalikult vähe anda seda saadal olevat energiat siis igapäevasteks tegevusteks sellises kriitilises seisus. No mis kriitilises? Ütleme natukene ekstreemsemas kui argipäev. Eilsest ööst. Öö oli täpselt nii hull, kui ma tegelikult sisimas kartsin, et see on meeletult palju sääski ja mina ilmselt olin eelnevalt olnud ka üsna soojalt riides ja kui ma sinna magamiskotti ronisin, siis magamiskott ilmselt ka on mul natukene liiga soe. Ehk siis ma viskasin kõik riided seljast ära, aga ma lihtsalt igistasin seal magamiskotis öö läbi. Ja kuigi mul oli selline väike võrk peal, siis magada ei olnud võimalik. Et sääski oli nii palju, et iga 5 minuti jooksul ikka keegi leidis selle väikse ava ja lendas sisse ja ammustas väga valusalt. Nii et tänane päev oligi puhtalt selline zombide marss, või vähemalt minu jaoks zombimarss. Ega ma midagi arvu suurt ei saanud. Lihtsalt muu häda, et kas kõht on tühi või joogijanu või midagi sellist. Selliseid füsioloogilisi probleeme ei ole. Või ütleme siis selliseid väga tüüpiliselt selliste olukordadega seotud probleeme ei ole. Et
pigem tõesti, ma ütleks minu jaoks kõige määravam tegur on siin just sääsed ja täna on isegi kihulased ka, nii et täielik loomaaed. Et see on see, mis võtab minul moraali alla. Täna oli muidugi hea see, et kui rääkida nüüd sellist moraali tõusmisest või tõstmisest, siis täna käisime Rabajärve ääres ja ma olin küll selles osas väga pessimistlik. Me olime päev läbi mingisuguseid juurikaid ja lehti söönud. Ei olnud kõige selline tugevam füüsiline tunne ja millegipärast mul oli aimdus, et sama menüü jätkub ka homseni välja ja pühapäevani edasi sealt. Aga juhtus see, et meil õnnestus sealt Rabajärvest püüda, ma arvan, et isegi paar kilo ahvenat pundi peale, vaikist kribuahvenat, aga asi seegi. Tegime ühe korraliku haagu, panime sisse siis erinevaid taimi, mis siit loodusest leida võib. Ja minu arust oli see täitsa hea. Suure näljaga läheb ikkagi kõik. Ja huvitav on tunda ka seda, kuidas sellise väiksegi eine tarbimise järgselt sa tunned kuidagi, kuidas pilt uuesti teravneb, mõte hakkab hetkeks tööle, kuidagi sa hakkad rahulikumalt, ma ei oska nüüd öelda, kas hingama, aga võtad olukorda palju rahulikumalt. Putukad ei häiri enam nii palju. Kõik sellised pisiasjad on omavahel seotud. Ja see kuidagi aitab mõista ka seda, et milline see igapäevane olukord meil on. Ma olen hakanud tajuma selgelt ka seda, et igapäevaselt me pigem elame sellises olukorras, kus me pigem sööme üle ja liigume vähe. Elu on hästi mugav, aga kui sa suudad leida sellise ikkagi tasakaalu ja tekitada olukordi, kus sa pead teinekord selle söögi kätte saamise nimel ka ikkagi pingutama. Ja ma arvan, et seda võib tegelikult laiendada paljude teiste tegevusteni, mis igapäevaselt on lihtsalt meile saanud iseenesest mõistetavaks mugavuseks, aga kui sa tuled loodusesse, siis siin järsku sa pead hakkama ise. Kõike pead ise tegema. Ise käima, ise tooma, ise tegema. Kõik sõltub su enda kondi jõust. Ja kui sa ise pingutad, paned sinna energiat alla, siis sa väärtustad seda lõpptulemust palju rohkem ka. Et selline automaatselt kuidagi elule tekib mingisugune suurem tähendus ja tegevustele tekib suurem tähendus. Mis veel? Ega ilmselt ma praegu oma mõtetega väga suuresti hiilga. See on täiesti arusaadav. Käin ringi ja vaatan, kus oleks mingit rohelist asja, mida jälle natuke närida. Ja nuputan plaani, et kuidas see tänane öö üle elada. Sääskedega ma isegi võin leppida ja arvestada, et ma olen hommikuni magamata, aga teist korda ei tahaks seal magamiskotis higistada hommikuni. See on lihtsalt väga, väga rõve tunne. Homme, ma arvan, et homme saab olema kõige raskem päev. Ma ei tea, kas me homme kala püüame. Võimalik, et homme tuleb terve päev mingisuguste oblikate, juurikatega hakkama saada. Ja eks palju on veel teadmata ka, mis meil instruktorid homseks välja mõtlevad. Nii et ma tegelikult pühapäeva enam nii väga mingiks märkimisväärseks päevaks ka ei loe, et pühapäeval kuskil poole päevani, ma arvan, kõige rohkem meil see tegevus aset leiab. Liigume siis ringi erinevates kohtades, täna ikkagi matkasime ka natuke ja homme liigume siit laagriplatsilt siis edasi. Kui ma oskan veel midagi öelda, siis ma ütlen. Ja ma arvan, et kodu poole tagasi sõites
ma lähen poodi ja ostan endale hästi palju toitu. Ilmselt on seal palju mingeid väga lihtsaid asju, mida siis saab suure rõõmuga süüa. Et sellised lihtsad elurõõmud ilmselt mõnda aega köidavad mind taaskordselt. Äge värk. Homseni. Endiselt elus. Mis päev täna on? Täna on laupäeva õhtu. Neljapäeva lõuna ajal sai viimati korralikku toitu. Pärast seda on selline üks paras agoonia olnud. On ka kirkamaid hetki, et tõesti, nagu ma eile mainisin, saime ka kala. Ka täna saime mõned kalad, mitte nii palju kui eelmine kord, aga ikkagi saime. Ja see on, ma arvan, päris palju päästnud. Mis veel? Enesetundest. Enesetunne on täpselt selline, et nagu ta olema peaks, kui pole mitu päeva normaalselt süüa saanud. Esiteks füüsiliselt ma tunnen, et selline kurnatud olek on kuidagi jalalihased on nagu tühjad, lihtsalt ei jõua püsti tõusta, kui kuskilt istumas oled. Püsti tõused, siis lööb korraks pea uimaseks, tuleb natuke koguda ennast, nagu vana inimene või midagi sellist äkki. Ja mis veel? Mõtted on väga pikaldased. Ma tunnen, et isegi mu jutt on praegu selline paras luulu, et kuidagi need aju ressursid on tühjad, ajul pole kuskilt glükoosi võtta, ei tööta väga hästi. Et sellised lihtsad asjad, mõte jookseb kokku, ei saa väga hästi hakkama. Vead tulevad sisse. Raske on fookust hoida millelgi. Meeleolu on ka väga kõikuv. Ma ise olen tähele pannud seda, et kui nälg on majas ja väsimus on peal, siis ma ei viitsi inimestega eriti suhelda. Et kuidagi sulgun täiesti omasse maailma. Ja lihtsalt ootan seal, et asi mööda saaks. Eilse öö kohta veel nii palju, et nagu ikka loodad, et asi läheb paremaks, läks hoopis hullemaks. Oli siis see probleem, et tekkis päris palju kihulasi. Ma ei tea, mis värk sellega on. Mõned inimesed ütlevad, et nendel ei ole kihulastega mingit probleeme. Mul oli siuke tunne, et pool ööd oleks nagu mingisugust hapet näkku valatud. Ei olnud väga tore. Aga erinevalt üleeilsest tööst ma ikkagi sain, ma arvan, mõne tunni magada. Ilmselt ma olin lihtsalt nii väsinud, et vahel lihtsalt neelasin selle kipituse näos alla ja magasin. Kuidagi ei tule asjad meelde. Midagi tahaks veel rääkida, aga ei tule meelde. Praegu siis tegin valmis varjualuse endale ja kell on mingisugune 9 või 10 õhtul. Varsti saab võib-olla magama ka minna. Minu jaoks see magama tähendab jutumärkides, sest tean, et reaalselt ma magama jään kuskil võib-olla kella 5 paiku hommikul ja äratus on kuskil umbkaudu 8 ajal. Täna ärkasin kell 7 ja läksin korraks rabaserva, et sellest sääsepininast korraks puhkust saada. Lihtsalt ma tunnen, et see ajab mind hulluks. Minu jaoks on number 1 selline ebameeldiv faktor putukad siin. Kõik muud füüsilised raskused ja sellised vaimsed katsed ei ole minu jaoks väga hull. Et selle nälja ja sellise muu agoonia ma elan üle. Ja lihtsalt see putukad on minu jaoks kuidagi vaimselt ilmselt mingi nõrk koht. Ja ega praegu ei ole muud kui see, et ma lahutan ennast sellega, et homme samal ajal ma olen juba
kodus sooja duši all. Tegelikult lubati isegi sauna enne, kui me siit ära läheme. Nüüd sooja duši all ma ilmselt saan varem isegi. Muidugi sobiks ka külm duš, praegu sobiks kõik asjad. Ja tahaks igasuguseid häid asju süüa. Ma arvan, et homme enne, kui ma koju jõuan, siis ma juba lähen poest läbi ja ostan igasugust head ja paremat ja võib-olla lähen võtan kuskilt mingi burgeri ka. Võib-olla ei tohiks organismi niimoodi šokeerida kohe. Esialgu tuleks mingi leebema asjaga alustada. Ja siis järk-järgult argipäeva tagasi suunduda. Aga ilmselt ma lõpliku kokkuvõtte teen homme. Sest praegu ma tunnen, et ma ikkagi osaliselt peksan segast ja ega ma kõiki mõtteid, mis mu peast tiirlevad, ilmselt praegu ei suuda sõnastada. Nii et nendest midagi ka aru saaks. Aga jah, eks ma lähen varsti Kookonisse ja üritan selle öö koos sääskedega üle elada. Võiduka lõpuni. Martsipan, jõle hea asi. Palju parem kui varem. Ja nii on paljude asjadega. Vähemalt tänasel päeval. Ma tean, et need hakkavad tuhmuma nüüd järgnevate päevade ja nädalate jooksul. Kuni mingi hetk olen tagasi selles argipäeva mingisuguses motoorikas või sensoorikas, ma ei tea, mis see õige sõna on. Aga arusaam ja tajud kuidagi kohandavad ennast jälle tagasi selleks igapäevaseks. Ja see tähendab seda, et toit tundub nagu toit ikka ja sellist kuidagi tuleb harjutada seda tänulikkust. See, kui sa 3 päeva sööd mingisuguseid juurikaid ja puulehti, siis isegi nii lühikese ajaga võivad sellised väiksed asjad muutuda väga eriliseks. See on natuke asja võlu ka. See on ka üks põhjus, miks ma sinna läksin. Et lisaks sellele praktilisele poolele tajuda seda vaimset poolt. Kui ma täna see viimane sirge oli enne lõpp-punkti, kus meid ootas soe supp ja magustoit, siis äkitselt ma sain aru, et mul ei ole kiire kuskile. Ma olin küll väsinud ja söömata ja magamata. Kõige suurem faktor, nagu ma ütlesin, oli mu jaoks sääsed ja kihulased. Öösiti magada ei saanud. Kõige rohkem 1-2 tundi. Unevõlg oli üsna kõva. Aga see viimane sirge ma kuidagi võtsin meelega isegi hoogu maha. Ja vaatasin neid ümbritsevaid põlde ja taevast. Nuusutasin neid lõhnasid, mis tuul mu ninna tõi. Ja lihtsalt olin isegi väga rõõmus selle üle, et ma saan lihtsalt sellise tugeva, konkreetse tee peal kõndida. Ei ole putukaid, ei vaju kuskile, füüsiliselt väga kerge kulgeda. Ja läbi sellise sisemise juubeldamise tajusingi ma seda sama, mida ma osaliselt juba väljendasin, et see asi ühel hetkel hakkab tuhmuma. Siis, kui ma seal kõndisin, siis ma tundsin kuidagi selgelt seda, et need mõned päevad sai silmitsi seistud selliste elu paratamatustega ja läbi nende, siis ütleme, vastu töötamise, ütleme siis oma ellujäämis ja toimetulemis tõenäosus, sellise tõenäosusega silmitsi seismine oli tegelikult see, mis kuidagi andis elule selle suurema tähenduse. Ja teine selline
huvitav tunne oli see, et kui sa ikkagi vaatad metsa rohkem kui süsteemi, mis võiks mingites aspektides, antud juhul siis eelkõige läbi toidu sind toetada, siis sa kuidagi tajud ennast palju paremini terves selles toiduahelas. Ja sa saad ka sellest aru, et kui sa peaksidki seal elama, siis sa oleksid väga ettevaatlik selles osas, mida sa sinna keskkonda maha jätad ja kuidas sa sellega ümber käid. Et kuidagi sa saad aru, et siin oled sina, siin on need taimed, öösel kuskil liiguvad mingid kiskjad, see kõik on terviklik süsteem ja kui ise lugupidamatult sellesse suhtuda, siis paratamatult ei jää meile varsti enam midagi alles. Ja seda me tegelikult igapäevaselt väga palju ei taju. Kui me käime poes ja teeme muid toiminguid, siis meil läheb kuidagi see tagasiside mehhanism, mis looduses toidukorjajal on kogu aeg olemas, läheb meil kaduma. Ja võib-olla üks oluline asi veel ära mainida on see, et lõpu eel kuidagi hakkas mul tekkima selline mõtteselgus. Mõtteselguse all ma pean seda silmas, et ma taipasin, et ma olen väga vähe kokku puutunud oma telefoniga, ma ei tea, mis mind ümbritsevas igapäevases infoväljas toimub, aga see oli mind vabastanud sellistest täiesti mõttetutest mõtteprotsessidest, mis mind igapäevaselt saadavad ja mul jäi automaatselt kuidagi, mul oli olemas see ajupotentsiaal, mis antud hetkel küll oli sellise vähese toitumise poolest küll piiratud, aga ma arvan, et sellegi poolest ta mingis osas oli suurem, kui ta igapäevaselt on. Ehk siis see, et meil kulub energia selliste igapäevaste väikeste ülesannete lahendamiseks, mis meie sellise eluvisiooni mõttes ei oma mitte mingisugust tähtsust. Ja nüüd, kui sa oled sellest infoväljast nagu eemal, siis ühel hetkel sul aju hakkab rohkem ette kuidagi veeretama selliseid eksistentsiaalseid mõtteid, kes ma olen, kuhu ma lähen, mis minust saama peab, millised on mu suhted teiste inimestega, kõik sellised asjad. Igapäevases oravarattas lihtsalt neid asju ei juhtu. Ja ilmselt on veel palju mõtteid, mis hakkavad välja tulema järgemööda järgnevate nädalate jooksul. Ma kindlasti panen neid kirja ka. Kirjutades tuleb asi kuidagi tihedam ja konkreetsem, struktureeritum kui praegune video. Aga sellised mõtted. Ja kui kellelgi on kunagi võimalus minna sellisele väiksele ellujäämiskursusele, kogeda nälga ja sellist looduse suursugusust või austust looduse ees, siis ma kindlasti soovitan seda teha. Asi on seda väärt. Ma arvan, et isegi kui lõpusirgel tundub, et see oli täielik enesepiinamine ja sellel ei ole mitte mingit mõtet, siis läheb mõni päev mööda, puhkate, taastute ja siis mõtlete, et pagana hea otsus oli.